Täna meil siis siin kolmas etapp Pohekatku krossirajal Raplamaal, et hetkel on ilmeid soosinud, et päris nauditav on, et natuke kahju on, et ei ole kohal väga paljusid sõitjaid, et täna ühistartides meil kokku ainult siis 12 võistlejat, et seda on nagu ilmselgelt väga vähe, et võrreldes ka eelmiste etappidega, kus on osavõtjaid nagu olnud ikka tunduvalt rohkem. Aga täna siin uuendusena on meil siis juures Truck Open klass, kus siis osalevad meil ralliveoautod ja ka see BMW mootoriga ralliauto, et mida on päris vaatemänguline vaadata, et ütleme nii, et need SSV pagid ja Truck Open täna meil päästab päeva, et kui ka neid ei oleks, siis oleks nagu asi päris kehvapoolne. Aga kui tulevasest hooajast rääkida, siis tänase võistluse valguses võin öelda, et see Taali etapp, mis meil oli planeeritud juulikuusse, et kahjuks selle me peame ära jätma, et kuna ikkagi osavõtjate arv on nii väike, eriti just ühisklassides, et siis ei ole nagu seda võimalik, otstarbekas ja mõistlik seal korraldada. Aga ma usun, et kindlasti augustis toimuma pidanud Smiltene, meie enda Varstu ja Tapa toimuvad, et vaatame need võistlused ära ja siis saame juba sõitjatega koostöös otsustada, teeme väikse istumise, räägime asjad selgeks, et millest need põhjused ja mis need probleemid on, et kuidas me saaksime neid toetada ja rohkem siia rajale kutsuda. Tänane päev üldse siia kohal tulla oli küsimärgi all, sest sõitjaid vähe. Mõtlesime, kas üldse tuleme, kuni neljapäeva õhtuni ma ütlesin, ma ei tule. Lõpuks panime auto peale, tulime. Treeningsõidus läksin sõitma. Aeg oli kõige parem. Midagi väga auto juures ei teinud. Läksime ajasõidus oli teine aeg. Siis vaatasime, okei. Esimest poolfinaali läksime sama refi taktikaga, seal õnnestus saada Kass 51 konkurentidest ette, sõitu juhtis Tauri Toime ja mööda ei saanud. Siis me vahetasime natukene refi taktikat, teiseks sõiduks sain tänu Jokkerile esimeseks ja ees sõita oli väga hea. Ei olnud pori ja midagi, ütleme, et pori häiris päris palju. Ja kolmas eelsõit läks samamoodi, sain ette ära, sain oma sõitu teha. Ja oli kõik nagu kontrolli all. Aga finaal nüüd läks eriti hästi, finaalis sain kohe algusest peale ette ja võtsingi oma tempo sisse ja lihtsalt lõpuni. Päev algas väga kilna tundega, et eelsõitudeks valmistusime treeninguga, siis tegime 2 treeningvooru. Mõlemas voorus sõitsin kõrge refiga, nii-öelda muda refiga. Et tundus, et on hea ja pidamine on olemas, aga ikkagi ajasõit näitas, et saab veel paremini, et siis vahetasime kõrged refid madalate vastu ja saime kasutada rohkem neljandat käiku, mis siis on mootorile rohkem puhkamisruumi, et muidu kolmandaga on pilli kogu aeg peene ja tulemust on vähem kui loodaks. Esimeses eelsõidus läks kõik hästi, et olime üldarvestuses ka 51-53 peale kokku olime esimesed. Teises sõidus muutus rada juba selliseks, et kuna ees oli meil kasutusel hästi kerge ref ja velg 16 tolli, et siis need vaalud ja augud ja need kõik asjad olid natuke sellised, et ei osanud kohe nii kiirelt kohaneda, et siis mõned sõiduapsakad sisse tehtud ja oligi lihtsalt 53 klassi esimene ja üldarvestuse teine. Kurb oli natuke vaadata, et 3 pagi tuli ainult kohale, et aga ma tulin selle eesmärgiga, et autot rohkem testida. Auto vajab veel pisitöid, aga üleüldiselt võib enda autoga jääda rahule, sest ajasõidus tuli esimene aeg ja ma sõitsin kõige kiirema aja välja ja veel kiirema aja, kui Truck Open sõitis. Et see on väga hea tulemus mulle. Esimene poolfinaal oli, start ei olnud jäin teiseks. Siuke poine libe oli ikka. Teisel poolfinaalil läks start väheke paremini, aga kahjuks murdus amordi kõrva kinnitus ära, et ma pidin kakestama, et kolmandaks sõiduks saime selle asja korda ja ma sõitsin ikka teise aja välja. Ees konkurent takistab raskem mööda saada,
finaal oli siuke, et noh, peas ei olnud midagi, et noh, läksin kuidas tuleb, et sõidab lõpuni ära. Aga õnneks ma tegin kõik taktikaliselt õigesti, Jokkerisse läksin õigel ajal ja Jokkerist väljudes olime talvega täpselt kõrvuti ja suutsin ette saada. Põhimõtteliselt on ta kas 51 ralli auto, aga mootor ehk siis süda on vahetatud BMW tüüpi mootori vastu, et 3-liitrine ja 170 kilovatti. No just sellepärast, et kuna neid originaalmootorid tuleb nii palju tuunida ja eks nende juppide kättesaadavusega on kogu aeg viletsamaks läinud, siis paistis nagu odavam alternatiiv ja vastupidavus peaks ka nagu suurem olema, kuna seda sai juba kokkuleppe tehtud, et seda siis nagu tuunima ei pea, et jääb originaalseadesse. Siis kiirusnäitajad peaksid olema suhteliselt sarnased, et ise võib nagu rahul olla sellega. Jah. Jõuülekanne ei täpselt samaks, Samsonase otsekast on tänapäeval, peaks olema kõigil ralliveokatel juba minu teada olemas, nii et seda me ei muutnud mitte midagi. Et see põhimõtteliselt on veel lihtsam siis nagu sinna BMW mootori otsa istutada, kuna ta ongi töötatud selle jaoks välja. Ja sellist vahet olen nagu märganud, et ütleme seal aeglasemad kohad ja seal see vaanos vist töötab paremini, et see vääne on nagu parem, aga ütleme 4. käigust ülespoole või ütleme kiirusel üle 120 või üle 110, siis ütleme, see mootori maht on nagu väike, auto on 2 tonni ja kõrge ka, et siis ütleme kohe tunned ära, kui tuul või midagi on tulnud, et siis lõppkiirus kindlasti see 53 nagu tõmbab rutem ülesse. Kui eelmine aasta Rapla rallil saime proovisõitu teha, siis kui 53 mootoriga oli see kuskil keskelt läbi 40 liitrit 100-le keskmine kütusekulu, siis sellega tuli umbes 23 äkki.